Ahai! Aeg on suure ruttuga mööda lennanud mööda ilma, kuid nüüd istun suurte lillekimpude keskel, sest eile oli minu sünnipäev ja nüüd teengi teile lühikokkuvõtte sellest, mis siis juhtus. Mul oli see tähtpäev juba täitsa meelest läinud, kuni püha maama mulle helistas ja meelde tuletas. Tähtpäev tuleb ära, seda maha maga. Nüüd tuli vudinal hakata askendama ja korraldama. Isaga otsustasime minu sünnipäeva pidada maal, kus maja pole veel valmis. Esmajärgus tuligi aidata isal pööningupõrand ära lautada. Külalised kusagil ka magada saaksid. Isa kopsis ja kruvis ja mina aitasin nõuga ning paigutasin ka laudu paika. Ning vahepeal meisterdasin pööningult leitu ka ühe mänguasja meie metsikule kassile, kes sööb meie säski ja kärbseid. Sünnipäeva varahommikul tulin mõelda roogadele. Otsustasin täidetud paprikate kasuks, sest välimuselt on nad toredad, värvilised ning lihtne teostada. Tegime ka salatit, sest seda rohelist sai omast aiast. Lisasin pipart ja soola mõõdukalt, sest liiga soolase salati peale tüdrukud arvanuks, et olen armunud kellessegi. Aga seda asja tuleb saladuses ju hoida. Magustoiduks katsetasin eksperimentaalset, alternatiivset keefiri küpsise põhjaga jäätise munavalge ahjukooki, mis tuli isegi väga hästi välja. Mööda läksid mõned tunnid, kui külalised kohale jõudsid ja siis aitasid ka grilli sooja panna, et liha küpsetada. Kõik sõid ja jutustasid ja maiustasid ja siis varsti läksime mereäärde laste seltskonna ja pallidega. Mõned mängisid rannal hoogsat jalgpalli, mõned petanki. Mina aga toksisin võrkpalli osade tüdrukutega. Vahepeal tundus, et pallil on oma mässuline hing, mis meelitas pidevalt mere poole. Varbad said tihti märjaks. Tegelikult oli see küll tuul, aga mängus leppisime kokku, et pall on trotsi täis ja tahab ujuma minna, mida ei tohtinud lasta juhtuda. Nõnda päris mitu tundi järjest, kuni ma palli järele jooksin, et see vette ei lendaks. Kuid ei teadnud, et meri järsku sügavaks läheb ja vupsti, olin rinnuni vees ja märg. Arvan, et seda võis minu selle suve esimeseks meresupluseks nimetada. Läksime siis tagasi maja juurde, et riidid vahetada. Siis poisid panid veel grammofonist vanakooli diskot ja tantsisime ja läksisime ja tantsisime esimese valgeni, enne kui rammestusest magama kukkusime. Kõigil oli tore ja jagatud rõõm on poole suurem, mis jättiski sellest peost mulle ühe toreda jälje.